õhtust kõigile. Good evening everybody. Aitäh, et olete siin Rahva Raamatus. Täna toimub siin minu esimese raamatu esitlus, esimese luuleraamatu ja minu varjunimi ehk kirjaniku nimi on Chantal Meunier. Tema päris nime te leiate tegelikult raamatu sees, kes on juba võib-olla raamatut lugenud, see teab, kes ei ole, palun. Ja täna räägime veidikene raamatu taustast ja kannan ette ka mõne luuletuse. Võib esitada ka nii-öelda sooviloo soove. Ehk sooviluuletuste soove, kui keegi on juba seda raamatut lugenud. Raamatu pealkiri on Fleur de la vie, eluõied. Ja siin on 23 aasta jooksul kogutud luuletused, mis ma olen kirjutanud. Ja kuidas kõik üldse algas? Inimene kirjutab ikka luuletusi, käib koolis. Ja mina käisin 3 aastat Viljandi Maagümnaasiumis ning ma kirjutasin natukene koolilehele erinevaid tekste ja siis vahel oli luuletusi ka vaja. Ning sellest kõigest sündis üks luuletus, mis on siin raamatus. Kannab ta aastat 2003, kirjutasin 2003. aastal. Ja see luuletus inspireeris mind avaldama raamatut aastakümneid hiljem, et mõelda praegu on 2026 aasta ja siis oli aasta 2003. Ja ma korra räägin inglise keeles ka, sest võib-olla keegi kas kuulab seda esitlust või vaatab ja välismaal tervitan oma sugulasi. So, a short summary in English. Thank you for joining me here. I'm presenting my book, Fleur de la vie, eluõied. And its book of poetry consists of poems in Estonian, in English, a bit in German and in French. So enjoy. Sometimes I'm going to read a couple of poems in Estonian and sometimes in English. Kui teil tekib küsimus esitluse ajal, võite kohe käe püsti tõsta või niisama küsida, et ma olen siin avatud ja täna on ka harukordne võimalus, et kes tahab raamatut osta, saate 10% soodsamalt. Tulge ja lugege. Ja alustame siis algusest. Nagu ma ütlesin, aasta oli 2003 ja ma istusin. Ma käisin 3 aastat Viljandi Maagümnaasiumis ning meil oli 2 hoonet. Siis ma istusin sisehoovis ja ma märkasin, et miski ripub kusagil. Ripub ja tuule käes vilises ja sellest sündiski raamatusse esimene, mitte päris esimene, aga ütleme teine luuletus. Selle pealkiri on VMG Rippuvad nöörid. Kohe ma hakkan seda lugema, siis te saate aimu, millise žanri siin on, aga ma võin öelda ka seda, et luuletused on erinevas stiilis. Et ingliskeelsed on minu meelest natuke rõõmsamad võib-olla, eestikeelsed on veidikene tõsisemad, aga nad panevad inimesed mõtlema. Nii, ma alustan. Nii, üks hetk, keskendume ka. VMG Rippuvad nöörid 2003. Nad rippusid seal ja kõikusid taas. Paar veidrat nöörid, 2 katkenud neist, mis võisid küll olla seal õue peal, VMG siseõuel, kas šabatas, nali või ulme. Kas Arnold ei mänginud trikki, Kristiina sukapaelad need või hoopis järjekordne tee saatuse alleen. Ei ükski neist. Kuuri katusest rippus vaid värvitu, keerdjas ja soonjas muline. Ja see oligi esimene luuletus, mis sai inspiratsiooni Viljandi Maagümnaasiumist ja koolilehest siis sinna ta läks ja õnneks ta oli mul alles. Siin raamatus on mõni luuletus, aga veel rohkem neid luuletusi, mis siin ei ole. Mõni luuletus läks kaduma, mõne ma otsustasin jätta tulevikuks. Kas on kellelgi näiteks tekkinud küsimusi praegu minule luuletuse kohta, selle luuletuse kohta?
Ja palun. Kahjuks ma ei jõudnud alguses kohale, aga nimi Chantal, et see on mingi prantsuse nimi või? Selle nimega on päris põnev lugu. See on jällegi pikk lugu, me võime kas 9 täna siin olla, kellel aega on. Et ma olin noor, hästi noor ja olin 16-aastane. Ja jällegi tänu kooli lehele mul oli au külastada Prantsuse Lütseumi Tallinnas. Et nagu te teate, siis sellel ajal 23 aastat tagasi oli Lütseumi direktoriks väga tubli härra Lauri Leesi. Ja me istusime prantsuse keele tunnis ja mul hakkas prantsuse keel väga-väga meeldima. Ta oli küll enne ka hakanud meeldima, aga minu koolis ei olnud võimalust seda keelt õppida. Ja siis ma läksin koju ja arvatavasti selle külaskäigu mõjutusel nägin unes nime. Ja selleks nimeks oli Chantal Meunier. Ja sellel ajal oli natukene juba internet ka, aga mul kodus ei olnud. Siis ma guugeldasin, ei olnud olemas inimest nimega Chantal Meunier. Ja nii ma otsustasin, et ma võtan selle nime endale, juhuks kui ma kunagi peaksin avaldama raamatu. Ja nüüd ma siis raamatu avaldasingi. Aga minevikus ma kasutasin vahel seda nimega internetis nii-öelda varjunimena. Niimoodi sündis nimi Chantal Meunier. Ja mu päris nime leiate tegelikult ka siit raamatust. Pilt on ka, aga see pilt, võib-olla keegi on juba näinud. Et kas te teate, mis te arvate, mis aastal see pilt tehtud on? Keegi võib-olla siin teab, aga ta ei ütle. Et see pilt on tehtud täpselt 20 aastat tagasi. Ja. Kas on vahepeal küsimusi tekkinud? Ega innustan inimesi, et tulge, astuge siia poole. Ärge kartke, mina ei hammusta, et mul kass vahel hammustab, aga mina ei hammusta. See perekonna nimi, see Meunier, et kas see on ka mingisugune prantsuse suur suguvõsa või see on jälle suvaline asi? Ma ei tea, sest mina nägin seda nime unes. Ja kuna mul on enda nimi niimoodi täpitähtedega ja hästi raske ja teistestele kerge ja mulle pakkusid huvi võõrkeeled, siis ma vajasingi mingit nime, et kui ma selle nime ütles, kõik saavad aru. Ja nii see nimi sündiski. Aitäh Lauri Leesi muidugi ka inspireerimast. Korra guugeldasin ja vaatasin, et tuli välja, et on see asi nagu Meunieri haigus. Oi. Ja see on kõrvale tinnistus. Oi, kui kohutav. Ei, see ei ole kohutav üldse. Aitäh guugeldamast, et ma ei ole ammu seda nime, selles mõttes olen guugeldanud. Facebookis mul on ka lehekülg Chantal Meunier looming, et praegu on seal vähe jälgijaid. Et üldiselt, kui rääkida mu kirjaniku teest, mis on alles alguses, võib-olla ka lõpus, ega me ei tea, siis minevikus ma kirjutasin pigem näidendeid ja kui ma olin noor, hästi noor, 19, 20, siis mõni mu näidend võitis auhindu Nuku- ja Noorsooteatri näidendivõistlustel. Aga ma kirjutasin luuletusi ka vaikselt sahtlisse. Neid näidendeid tahaks avaldada, aga neid näidendeid mul enam ei ole. Ja võib-olla ma leian nad kunagi üles, nad on kadunud ja siis ilmub järgmine raamat 23 aasta pärast, võib-olla varem. Seni piirdume luuletustega, mis on olemas. Nii. Ja muidugi mind inspireerisid ka teised inimesed, et siin raamatus on, ütleme nii, et 25% on mind, autobiograafiat, 25% on seda, mida ma olen saavutanud inimeste jälgimise teel. Umbselt tahtsin mõelda, mida nad võivad mõelda, mida nad võivad tunda ja kirjutasin selle üles. Ja 50% on tegelikult fantaasia, et ma sain inspiratsiooni, ma arendasin seda edasi ja luuletuse lõppu on võib-olla hoopis teistmoodi kui see, mis juhtus päriselus. Kuidagi kõlas hästi. Ja nii ongi. Ja selline on elu. Ja eluõied, miks on raamatu pealkiri eluõied? Sest luuletused on ka nagu väikesed lapsed. Inimene ju vormib neid, ta kirjutab üles ja siis mõtleb, äkki peaks mõnda sõna muutma, aga tihti ei peagi.
kirjavahemärkidest ma ka ei hoolinud, nüüd ma vabandan, kui siin on eesti keele õpetajaid või õppejõude, ma lihtsalt kirjutasin, siis see on minu stiil alustada ka suure algustähega mõnda luuletust, mõnda rida, kus tegelikult ma tean, et ei peaks olema. Lihtsalt on minu stiil. Nii, aga kas pakub huvi mõni järgmine luuletus kindlasti? Vaatame kohe, et ma korra räägin inglise keeles ka. Meanwhile, I have some poems in Estonian and some in English, and I just read out loud to one in Estonian, and I'm going to do one more in Estonian, and after that I'll switch on English, because then the ones that are watching me abroad can understand a bit. But in general, this book is 25% of me, 25% of what I was observing while observing others, and those notes and 50% pure fantasy, especially the ones in English, as you can read. So let's see one more in Estonian. Or maybe somebody wants to ask something in Estonian. Kui keegi on juba lugenud või sirvinud, võib esitada soovid, milline eestikeelne luuletus võiks olla hea, mida te tahate kuulata, sest teil on nii palju. Väga palju. Nii. Ma lugesin aastast 2003, ma olin siis alaealine, väike laps. Äkki võtame midagi hilisemast ajast. On üks luuletus ja selle pealkiri on Üksinda ja see on leheküljel 20. Selle ma tõlkisin ka inglise keelde ja siis loen mõlemas keeles. Nüüd on natukene teises stiilis. Nii. Üksinda. Lill istub aknalaual. Üksinda. Roosil ja lilled ei meeldi. Roos tahab olla üksinda. Aale istus aknalaual roosiga. Roos arvas, üksinda parem. Nii kõik silmad üksikut roosi kaevad. Aale torkas, Aale suri. Roos istub aknalaual üksinda ja nutab. Oh, kaunis Aale, oh, viidi veel, oh, naase surnust. Torka mind, ma ei torka sind. Ja seetõttu istubki üksinda, sest roosi loomus ju torkab surnuks kõik teised, ka need, keda armastab. Kas tekkis küsimusi, nüüd on luuletus läbi, see on natukene tõsisem, ei rippunud enam üline kusagil VMG siseõuel, vaid oli aknalaual, ilusad lilled, roos ja Aale. Et see luuletus on natukene sügavam, ükski inimene inspireerinud, et see on lihtsalt see inimloomus. Et kui te olete märganud, mõni inimene on nagu roos, mõni inimene on nagu Aale ja mõni inimene hoopis karikakar või mõni muu lill ja mõni inimene on segu kõigest. Ja mida see näitab, et mõnikord inimesed arvavad, et ma tahan olla üksindas, ma tahan tähelepanu enda keskele. Palun vaadake, meil mõni inimene tõesti arvab niimoodi, aga siis ta torkab surnuks siin luuletuses ja selle Aale jääb päris üksinda ja ei ole mitte kedagi enam. Aga ta loomus on selline, ta ei saa teisiti ja nii ta jäigi üksinda. Et ma loodan, et mitte ükski inimene ei pea olema üksinda välja arvatud juhul, kui nad seda ei taha. Et kui roosil oleks jalad või tiivad, ta jalutaks või lendaks teiste lillede juurde. Aga inspiratsiooniseade millest, kes tunneb lilli, siis olete ju kuulnud, et roosi ei tohi panna vaasi teiste lilledega, sellepärast, et ta ei talu teisi lilli. Aga roosid on väga ilusad, et minu lemmiklill on ka roos. Valge roos on mu lemmiklill ja siis inspireeris natukene siin kaant ka. Miks on raamatu peal roosid?
But now I'm going to read out the same poem in English. So greetings to the ones that understand the English language. It is the same poem that was just in Estonia. And it's called Alone, and it's from the year 2019. A flower sitting at the window, alone. Roses hate flowers. The rose prefers it alone. Allah was sitting at the window, where the rose was. Rose had an idea. It's better alone. So all the eyes only a single rose are seeing. Stinging to Allah it was, until Allah died. The rose sitting at the window, alone. And crying it is, oh handsome Allah, oh stay for another moment, oh return from the world of the dead. Sting me, I will not sting you, and therefore sitting alone. 'Cause the nature of roses stings everyone else to death, even the ones they love. So this was the poem about roses and about plants, and I was inspired by people, because there are some people that want to be alone because of their nature, because they want to be in the middle of attention. They want to be in the center all the time, and so they sting other people, even if they don't want to. They just are roses. But some people are other flowers. So I hope nobody needs to be alone unless they want to. Or if they want to, please don't sting others to death, because we are all living in a beautiful world. Thank you. Ma korra joon, teen pooleminutilise pausi. Vesi on hästi kasulik, soovitan teil ka ja loodan, et teil tekkis huvi nende luuletuste vastu. Ja kui kellelgi on küsimusi, võib küsida või tulla lähemale, ta võib karke endiselt ei hammusta, hammustab kass on kodus, keegi teid ei hammusta. Võib tulla lähemale, järgmise luuletusega on ingliskeelse ja see on päris 2 aastat tagasi kirjutatud ja selle nimi on A Flying Hero ja leheküljel 143. See luuletus sisaldab sellist keelt, mida tavaliselt ma ei kasuta, eriti tööl olles. Natukene selline julge keel, aga luules võibki olla julge keel, sest luule on maitse asi. Et mõnele meeldib, mõnele mitte. Ja kus ma teen inspiratsiooni istub kärus, see saab varsti 2-aastaseks. Ja kui ma teda ootasin ja oli veel nädalake minna, siis ma mõtlesin, et ma kirjutan selle ainsa ingliskeelse luuletuse aastal 2024. So the next poem is in English and it's called A Flying Hero. And it was inspired by my lovely daughter, who's soon to be 2 years old. And when I was expecting her, I just wanted to write something. So I just summed up that it's better. Because it's a flying hero. It's a flying hero. A flying hero.
And there it flies, our hero. White and brown, it's speeding up. And it hit the target, the car window, straight in front of the driver. The news have reported the most dramatic car crash in Estonia. Tens are wounded, no one died. 40 cars broken. Due to you, our superhero, our shitty diaper, flying out of the window, meeting another window, and they say birds are dangerous. No, shit is the most dangerous creature on earth. It can appear out of nowhere, and there is a lot more where it came from. And yet, no one has flying diapers contest, because there is enough shit in the air. And you are not even born yet. Our source of a flying superhero is on the way. A week to go. And then let the shitstorm begin. Thank you. So this was inspired by future dirty diapers, as you may have noticed. But also I think there is a lot of shit in the world, and thereby I don't mean dirty diapers only. Ehk siis, kes omale tõlkis selle luuletuse ära, saite aru, et kuigi luuletus sai inspiratsiooni tuleviku mähkmetest, kus on igasugu kraami sees, siis tegelikult on see natukene sügavam tähendus, vähemalt minu jaoks, sest maailmas on väga-väga palju jama, mida võiks selle nimega mainida. Hästi palju kakat on maailmas, eriti praegu 2026. aastal, aga ometi meil ei ole mähkmeviskamise võistlusi, sest teate, ei oleks piisavalt suurt ruumi, kus seda korraldada, sest nii palju jama on maailmas. Aga ma loodan, et kõik läheb ainult paremaks. Kellelgi on vahepeal küsimusi tekkinud? Korra lähen, ma kohe tulen. Väike superkangelane läheb jalutama. Et see, kes inspireeris just viimast luuletust. Ta on ikkagi väike, aga ta lubas ennal täita ühe mu unistustest, avaldada raamatut. Sest kui ma olin 13, ma olin ühes ajakirjas. Kui keegi mäletab, te kuulete ära kogu mu eluloo. Hea, kes tuli, hea, kes vaatab. Ja selle ajakiri nimi oli Stiina, kui keegi mäletab, vanasti oli selline ajakiri. Ja Stiinas oli muutumismäng ja mina olin 13, osalesin seal muutumismängus, mul olid veel pikemad juuksed kui praegu. Ja seal teksti osas on ilusasti öeldud, ühe unistuseks, näete mu päris nimi lüpses välja, on kunagi avaldada üks raamat. Ja nüüd aastaid hiljem ma selle raamatuga avaldasin. Ja kõik on hästi, väga hästi. Nii. Korraks väike veesõnu. Väike veesõnu, vaatame edasi. Ta on ka luuletusi, kus on natuke viisakamad keelt kui eelmises. On väga masendavaid luuletusi, on väga rõõmsaid luuletusi. Kunagi, ma olen elus olnud nagu häid asju ja siis on ka draamat olnud ja draama inspireerib inimesi nagu väga palju. Ja kui oli Covid, siis inimesed istusid ju kodus ja Covid inspireeris meid ka üsna palju. Tere! Kirjanik. Väike kirjanik tuleb ka siia istuma. Jah. Joogi Anu.
kõik see. Et väike inspiratsiooni allikas. Ühesõnaga, kui oli Covid, siis inimesed istusid kodus ja mina istusin ka. Ja ma pean ühe viima kuhugi. Nii, istu siia. Ei, ta ei seisab. Temaga inspiratsiooni allikas. Tule istu siia. Tule istu. Tulevane luuletaja võib olla. Te laste kõrvalt saate ka ei Anna see kirjutada. kätte. Mängu asi. Võib-olla tema kirjutab kunagi luuletuse poost. Jah. Aga kuhu mina jäin? Ja kõik istusime kodus ja siis sündis päris mitu luuletust. Jaa, kohe. Lapsed ei püsi paika, ei püsi paika. Enda vana inimene. Jaa, sina tahad tulemus. Nii. Ja siis sündis üks luuletus. Lähme nüüd. Selle luuletuse pealkirja Minevikust kui maailm oli veel teine. Tule siia. See on nüüd hakkab purustama. Jahvatas veski. Kitseke kappas. Hobuseks pidas end järvepeeglist. Nümfid hõljasid. Kaerapead sõtkusid. Tuulepesade kanaleid. Tuulte lembuses. Noolte lendudes. Piits vahel leidis. Teeme seljale. Käerauda tükes. Käed keelasid. Kuid õnn elas ikka. Vireluse keskel. Haleduse maade keskel. See luuletus oli inspireeritud siis sellest, et kunagi oli maailm veel teine, inimesed ei istunud kodus, kõik oli väga-väga ilus. Aga palun vabandage, ma pean jälle tegelema, aitäh, et meil on siin ka üks luulehuviline ja luulehuvilise viime natukeseks siia istuma. Ja meil kaua enam ei lähe, varsti võib tulla mulle jälle hoopa. Nagu te näete, ei tohi liiga pikaks ka seda esitlust venitada, sest rahvas muutub rahutuks. Eriti suurimad fännid. Ja siis nad tulevad lavale nagu rock-kontserdajad. Siis nad tahavad olla sinu juures. Ma kirjutasin ka tõsistest teemadest. Näiteks 2025 ma andsin välja luuletuse Tervisekassa. Ja ma loen selle ette. Ma kohe pidin sellest kirjutama, sellepärast et meedia rääkis midagi, mis mu hinge väga haavas. Nagu väga haavas. Nii. Ja ma kannan selle kohe ette üks hetk, aga ma arvan, et keegi tahab minuga seda koos ette kanda. Ei karda ka kedagi. Minu lapselaps jookseb ka minu eest pidevalt ära, aga mina jaksan talle järgi joosta. Mina ei tule siia ka. Ta seisab seal paigal. Jaa. Seisab paigal. Jaa, nii tore. Peolõhnad taevani tõustes peidupaika endale otsivad. Vähihaige käeksid haiglas, ema rinda kombivad. Spa mõnude kütkes kurat kahvatub, elujõud väikse rinnus plahvatab. Ema, elada tahan. Miks pidutsevad onud, pahad?
kuratki nii julm ei oleks, et ravimirahad põiske paneks. Inglid langenud priskete kaelas ootavad köied kaenlas. Mil tuleb viimne kohtutund, mil väiksed käeksed näevad õndsat und, mil tante põrgu piirdub iharuse roosidega, mitte laste elujõu lotoloosidega. Ja näete, ma kirjutasin Tervisekassast, siis ma tahtsin, et miski muutuks. Ja isegi kui üks inimese kõike mõjutada, ta vähemalt võib anda oma hääle ja võib-olla keegi kuuleb seda, keegi, kes saab midagi mõjutada. Et palun, panustage tervishoidu, sest meil on nii väikesed käekesed ja neid on hästi-hästi palju ja lapsed on meie tulevik. Ja on väga tähtis, et lapsed oleksid terved, et need väiksed käekesed kasvaksid suureks ja teeksid veel suuri tegusid ja oleksid õnnelikud. Aitäh! Mul on raske lugeda, kui ma siia ma võisin olla. Ma jätkan kohe minuti pärast veel ainult ühe nimetusega taha tuua. Et lähme vanale juurde. Öeldakse lapsed, inglise keeles öeldakse children steal the stone shoe. Näete sõna otseses mõttes õige luuletusele. Ja, ma ei hoia teid kaua enam kinni. Et lapsed on eluõiad täpselt nagu need luuletusedki. Ja tähelepanu on kogu aeg neil. Ja kui teile see luule meeldib, palun astuge ligi või autogrammiga anda. Ja vaatame ühe luuletuse, ma kannaks teile veel ette. Kui nüüd ma ju korraks läks lapse laimele ja ma unustasin pealkiri ära. See on ingliskeelne luuletus ja see räägib päris sügavatest teemadest. Ja ma unustasingi pealkiri ära, kui piinlik. Ma kohe leian ta üles ja kannan teile ette. Mulle see luuletus meeldib ja ma olen kuulnud, et ka mõni inimene, kes on seda lugenud, et talle meeldis see luuletus. Ja neid inimesi on rohkem kui üks, nii et teeme statistikat, see luuletus on hea. Mõni luuletus on vähem hea. Mõni on rohkem hea. Ja jällegi aasta 2019 oli minu jaoks väga värvikas aasta ja siis sündis ka palju luuletusi. Now this one is in English and it's called A Burning Soul 2019. It's 24 degrees inside, but 124 inside my soul. So fed up with stupid crap, like trendiest fashion, new purses, new jewelry, first world problems. Where to get proper spices, where to get proper shoes, where to get proper souls, dear people. I'm about to forget polite language and descend at your level, you shallow-headed creatures. Have you ever been deep? You think it can't help if you're deep. But what if everyone was shallow? Who would save the world then? No one can save the world. But who would invent cure for AIDS? Who would help the cats in shelters? If all one thinks is new shoes. I agree that shoes are nice, comfortable, and always with you. They wait for you at home. They never argue with you. Is that the reason people are thinking of shoes? Because they want a friend, a loyal companion with them? Or maybe people are not shallow. They are just cowards, refusing to believe that they can make a difference.
And then it's easier to think of shoes, to hide the real thoughts, to hide the depression they couldn't bear. If they would really like to fight for the better world, to preserve our forests, our birds and bees, who would be better if they were to become lunatics because they can't handle these problems? Or to think of shoes. 100 pairs of shoes, please. So this was about shoes. Ja see luuletus sai inspiratsiooni sellest, et mõnikord inimestel ei ole vestlusteemat ja mõnikord inimesed räägivad siis hästi palju näiteks sellest, või üldse inimesed on tööl või ma ei tea, sõbrad või teised, ükskõik kust kohtad uut inimest, ikka räägid, et kus sa sai need ilusad kingad ja sul on ilus sall ja see on ju siiras, sest inimestel ikka meeldivad ilusad riided või sobivad riided. Aga siis nagu vahel tekib tunne, et kas inimesed ei julgegi millestki muust rääkida, et ainult kingadest. Ja siis sündiski see luuletus, sest kingadest on hea rääkida, sest see aitab unustada kõik muu. Sest kui me kogu aeg räägiksime ainult halvast, öeldakse eestlasele on ju omane rääkida tihti halvast, kui ainult rääkida halvast, et kõik oli paha, me läheksime hulluks. Ja mitte kellelgi ei ole vaja hulle inimesi. On vaja inimesi, kelle mõistus funktsioneeriks piisavalt, et saada hakkama igapäeva elutegevustega. Ja nii on täiesti okei, kui vahel inimesed räägivad kingadest või mõnest muust asjast, sest alati ei saa ka sügavuti minna ja selline on elu. Nii. Ja ma arvan, et kell muudkui läheb ja läheb. Ja siinkohal ma ei taha arvustada inimesi, kes räägivad kingadest ja ainult kingadest, et sellised metafoor. Et see viitas asju, mis hoiavad meie mõistuse terve. Ja, nii. Kas on tekkinud inimestel küsimusi, et tulge ikka lähemale, saate osta raamatu. Minu nimi on küll tundmatu, aga kui olete sügavalt lugemist, siis palun väga. Ei pane, kui ei taha, no ei pane. Aitäh teile. Thank you.